Tuleme nüüd korraks tagasi selle suure operatsiooni juurde, mille ukrainlased viisid läbi nädalavahetusel ja mis oli siis suunatud venelaste õhuväe vastu. Kogu selle rünnaku teeb keeruliseks nagu kaks elementi. Et üks on see, et saada need lühimad droonid, mis ründasid siis õigeks ajaks sinna kohta, kuhu on vaja jõuda selleks hetkeks. Ja selle logistika korraldamine vaenlase territooriumil varjatuna ja väga niisuguse, ütleme, see väga kõrge riskiga, sest seda tehti ju vähemalt 5 erinevas kohas ja ühes kohas siis ka see rünnak nagu suures osas ebaõnnestus, kuna see süsteem mingil põhjusel käivitus varem. Aga nüüd teine probleem ongi see, et saada teada, millal see õige hetk on. Ja ma usun, et Ukrainal on võimekus iseseisvalt sellist infot hankida, et rünnata staatilisi sihtmärke, sest lennuväljad lõpuks on staatilised. Kui sa suudad tuvastada selle, kuhu lennukid koonduvad, siis seda võib-olla ei ole nii keeruline teha, et selleks on tingimata vaja ameeriklaste abi. Ja nüüd selle rünnaku teebki kõige väärtuslikumaks see, et Ukraina suutis selle läbi viia oma vahenditega, ilma lääneriikide otsese abi ja toetuseta ja teist sellist rünnakut ma olen üsna kindel küll ei tule, kuid see kahju juba on niivõrd suur, et praegu me näeme, kuidas siis Venemaa tegelikult ikkagi, ta ei ole paralüseeritud, see on vale sõna, aga ta on nii-öelda osaliselt oma tegevustes paralüseeritud. Ja ikkagi ka see tänavine rünnak, mis peab olema nüüd vastus sellele Ukraina rünnakule, see nüüd võttis ju ka aega, ikkagi 5 päeva, et korraldada niisugusel suhteliselt tagasihoidlikul moel.